ning alustame siis ilusaima Eesti tõugu hobuse valimisega. Hobune number 1 Romeo ja esitleja Kristjan Sinikas. Ja vabandust, žüriige veel ettevõtja Peeter Raid. Kristjan on 9-aastane noormees, hobune on kollast värvi ja hobune pärit ratsaspordiklubist Ruttar ning Kristjan Sinikas, 9-aastane noormees, ise ka hobuse omanik. Vabandust, esitlemas on siiski Agnes Sinikas, Kristjani vend, õde ja hobune on 3-aastane täkk, sündinud Raplamaal. Niisiis, hobused peavad tegema mõned kohustuslikud elemendid, seisatama, siis liikuma, nii et kohtunikud saaksid jälgida ja lugupeetud publik, valige ka teie oma lemmik, sest kui see võistlus on lõppenud, saate siia kohtunike torni trepi juurde tulla ja anda oma hääl oma lemmikule ja kuulutame välja ka publiku lemmiku. Ja see oli siis hobune number 1 Romeo. Täname aplaus Romeole ja hobune, kes tuleb järgmisena esitlemisele, on olnud mitmekordne Eesti tõugu hobuste galopi võitja, kuid see oli kiiruses, nüüd aga võistleb ilus hobune number 2 Ruttar ja hobuse esitlejaks samuti Agnes Sinikas, neiu, kes siis oma perekonna hobuseid järjest esitlemas ja hobuse omanikuks tema isa Veljo Sinikas. Hobune samuti sündinud Raplamaal, samuti kollast värvi ja hobuse sünniaastaks 94 ning tegemist on siis täkkhobusega. Ruttar on mitmekordne Eesti tõugu hobuste galopisarja võitja. Siin Kajamaa radadel on nautinud see hobune võite korduvalt, kuid lugupeetud publik ja žürii, teie ülesanne ei ole hinnata mitte Ruttari kiirust, vaid tema kaunidust. Nii, ja täname Ruttarit ja järgmisena palume siis esitlemisele hobust number 3 Arktika. Arktika esitlejaks 11-aastane Gustav Kaja ja hobuse omanik Taive Abner. Hobune tuleb meile siis võistlema siia ratsaspordiklubist Black Stallion ja hobune on pärit Saaremaalt ning halli värvi ja tegemist on siis 99. aastal sündinud mära hobusega, kellel siis vanust 4 aastat. Hobune number 3 Arctic. Ja näete, järjest enam kui hobuseid esitleme, milline põnev värvigamma on siis Eesti tõugu hobustel. Tõesti võib öelda, et on seinast seina väga erinevaid ja toredaid kombinatsioone ja kõik need hobused on tõupuhtad. See oli siis hobune number 3 Arktika. Täname 11-aastast noormeest Gustav Kajat, kes teda meile esitles. Järgmisena kutsume esitlemisele hobuse number 4 Rosalinda ja hobuse esitlejaks 15-aastane neiu Kätlin Oinus, kes siis oma isa jälgedes on hakanud ka ratsaspordiga tegelema ja täna näete seda 15-aastast neiut ka suures steeplechassis peajooksus, kuid praegu tähelepanu hobusel number 4 Rosalindal
kes on helekollane täpikestega hobune neiu siis rahvariides oma Eesti tõugu hobust esitlemas ja hobuse omanikeks on Toomas Oinus ja härra Pullerits. Hobune on pärit siis Vidrikelt, Vidrike ratsaspordiklubist. Tegemist on 92. aastal sündinud mära hobusega. Ja hobune on pärit just sellest samast talust, kus alguse sai siis selle ilusaima Eesti tõugu hobuse valimise traditsioon. А ты что такая сухая? Теперь разогреем. Бегут. Ага. Все в плащах? Все в плащах бегут? Максима, кстати, бегает. Что, там нету, что ли? Поспрашивали, Täname Rosalindat ja Kätlinit ning palume esitlemisele järgmise hobuse number 5, Annu. Annu on siis Ahmust 93. aastal sündinud märahobune. Kahjuks ei ole kavasse üles antud Annu esitlejat, kui keegi tunneb neidu, siis hõigake mulle nimi. Ja näete, jällegi iga järgneva hobusega on värvigamma muutuv, nii et kõikides toonides hobuseid saate näha siin ilusaima Eesti tõugu hobuse valimisel. Ja neiud püüavad siis ka ise olla hobuseid esitledes stiilsed ja väärikad, sest nagu juba öeldud, Iruravi erakoolil kõige šarmikamale ja stiilsemale esitlejale eriauhind. Nii et võistlevad nii hobused kui neiud, toredad neiud, kes neid esitlevad. Täname hobust number 5 Annut. Ja hobune number 6 Rella palutakse esitlusele. Tema esitlejaks 14-aastane neiu Jaanika Kütim. Tegemist on siis 3-aastase, läks natukene sassi. Hobune number 6 Rella, ja vaatasime siit kommentaatori puldistki, et ei olnud eelmine hobune mitte Vuik. Nii et siis Rella ja 3-aastane Vuik mära, kelle esitlejaks siis 14-aastane neiu Jaanika Kütim. Hobune on sündinud Hiiumaal ja tuleb ka meile võistlema nii kaugelt saarelt nagu Hiiumaalt ja hobuse omanik härra Meelis Sepp ning klubiks mittetulundusühing Hiiumaa ratsa- ja traavisõiduklubi. Nii et ka meie väikesel Hiiumaa saarel harrastatakse hobusporti ja neid Eesti tõugu hobuseid on nimetatud ka Saaremaa hobusteks, nii et nii tõumaterjal hiidlastel ka väga lähedalt võtta. Ning aplaus Rellale ja Jaanikale. Meil on jäänud veel ja nüüd tulemas siis hobune number 9 Regent. Regent ja tema esitleja 20-aastane neiu Eva Oberschneider. Regent on siis ka võistlemas Eesti tõugu hobuste galopis, kuid väljaspool arvestust, sellepärast et galopijuhend nägi ette, et Eesti tõugu hobusel võib araabia hobuse verd olla vaid 1/32, Regendil on araabia verd 1/16. 1/8, vabandust. Nii et siiski Regent, Mustsäkk 97. aastal sündinud Saaremaal. Деревянными ручками. Ja